Tere! Tahtsin täna näidata teile, kuidas kasutatakse siis Iltse saarepuu mesilasemaa puuri, millega siis mesilasemaa perele anda ja tutvustada. Tegemist on siis Eesti tuntud mesiniku Janek Saarepuu edasiarendusega Iltse puurist, kuhu on siis tehtud auk juurde, kus siis ema saab välja, ehk siis siin nagu sihuke andmisel tekib aeg mesilastel tutvumiseks emaga ja siis see väljasaatmine on nagu automaatne väljasaamine emal, et ei pea teist korda minema ema vabastama. Aga kuna tegemist on uue puuriga, siis alati tasub üle kontrollida, et tehases ei oleks mingit praaki tehtud, et tasub siit otsast nüüd vajutada kenasti kõik kinni, need võrgud. Kontrollida, et ava oleks läbipääsetav. Vahel ka on, kui on liiga suured puidupinnud, siis ema ei taha hästi välja tulla. Ja puuri mõte on siis see, et see ema pannakse siia üksinda ja see ava pannakse teist kandit. Kui kandit ei ole käepärast, siis see kandi võib alati võtta siit ema transpordipuurist. Võtan siit sellise paraja koguse ja siis paneme ta siia järjest selle ava seda kandit täis surume peale, eks niikuinii teiselt poolt hakkab välja tulema. Nii, nüüd on vist näha, et hakkas sealt teist poolt välja tulema. Ja ema siis pannakse saatepuuri üksinda. Kui ei ole nii palju enesekindlust, et ema siit sõrmede vahel ise välja võtta üksinda, siis võib ka alati kilekotti lasta või akna peale lendama ema. Mis ta värk on? Selline ta on. Siis laseme ta siia puuri sisse. Üksinda anda nüüd siin puuris ja siis mesilased võtavad ta paremini vastu. No, nagu reklaam väidab, siis selle puuriga on vastuvõtt 98% emata perel. Ja nagu näete, siis lükkan raami natuke laiali, et oleks veel rohkem ruumi mesilastel emaga tutvumiseks. Ja selle puuri siis see pluss ongi see, et tal on väga hea kontaktpind mesilastega. Et võrgus ta tekib mesilastel tugevam side emaga kui plasmas puuris. Ja siis panen ta siia vahele. Siin on see riputamisaas juba olemas, et siis tulen paari päeva pärast vaatama, kuidas ta vastu võetud, sellepärast et uudisem on suur. Muidu on üldine soovitus, et 7 päeva ei ole seda pere, kuhu on ema antud, mõtet torkida, et see võib vastuvõtmisele kehvasti mõjuda. Teisituka tegin siia kõrvale, siia panen tavalise transpordipuuriga, et oleks siis näha, kummas siis vastuvõtt õnnestus, kuigi eeldus on, et idukatel on alati vastuvõtt üsna hea, et ehk võtavad mõlemad praegu vastu, aga oih, siin unustasin selle uksekese lahti teha. Teeme sellega lahti. Muidu ei taheta kohe üldse vastu võtta. Paneme siia vahele ja siis kontrollime paari päeva pärast, kas see kuulus puur vastab oma reklaamile.